Oli kevad ja äkitselt ronisid meie tuppa sipelgad. Ja tütred, kes olid siis veel väikesed, märkasid seda ja siis nende reaktsioon oli üsna selline ootamatu, et appi, et mis teeme, et sipelgad on meie kodus, et miks nad siin on. Ja siis me ütlesime, et nad ei ole meie kodus, et nad on oma kodus. Et nemad tulid oma koju, et meie oleme siin praegu külalised ja et me peaksime neid võõrustama. Ja jah, tütred jäid selle mõtteavaldusega väga rahule ja suhtuvad tänasel päeval loodusesse aupaklikult. Oskavad hinnata seda, mis me ümber on. Ja ilmselt see on tulnud tänu sellele, et ka minu vanemad on mulle andnud võimaluse avastada loodust, elada looduse keskel. Et need meeletud ilusad männimetsad, rabad, sood, et see on see meie rikkus ja kui me selle kõik ära võtame, et ma ei tea, kui me oleme nii rahaahned ja selle kõik ära hävitame, et siis see tulevik on päris trööstitu. Et kui lastel on võimalik minna erinevatesse laagritesse, olla looduses, et me ise saame väga palju jõudu, jalutades looduses, ma ei tea, puid kallistades, et tahaks, et see tulevik oleks ikkagi jätkuvalt, et me oleme ju looduse osa. Me ei ole kuidagi, et me ei arvaks, et me oleme hästi iseseisvad ja et kuidagi meie võimuses on, ei ole. Et loodus dikteerib, ilus on ju näha aastaaegade vaheldumist ja kasvada sellega koos. Et meie lapsed ja lapselapsed ja lapselapselapsed saaksid jätkuvalt meie rikkalikku loodust vaadata reaalselt, füüsiliselt kohale minnes, olles looduse keskel, mitte ainult ajalooõpikutest pilte vaadates.